Tere tulemast kuulama podcasti Lahkus loeb. Ei no peale laata pingelangus on ikkagi legendaarne tunne. see on nagu tegelikult see on nii massiivne projekt lihtsalt, et kui sul käib mingi 6-8 tuhat inimest läbi päevas seal. Ja seal on nii palju erinevaid nüansse, mis selle korralduse juures, no nagu ikka suurürituse korraldamise juures vaja läheb. Just, mitte kust raha saada. Raha saada on väga lihtne hea tegevusega. Et see tuleb meil suht hästi välja. Kuna me kogume reeglina vahendeid ju laialt massilt, eks ole, nii-öelda kellelt iganes, eks ole, siis tegelikult peaks ju tagasi minema ka sama laialt, mitte nüüd nagu, et läbi meie see koondub kuskile mingitele üksikisikutele. Nii, aga räägime, mis vald järgmine aasta teeb ja kus vald näiteks võiks oodata Lions Klubi tuge? Et millised on näiteks need asjad, kuhu vald ei saa sihtida, sest vallal on ka eelarve asjad väga täpselt ees ju. Et kuhu ta ei saa näiteks raha panustada, kuhu Lõviklubi oma raha panustamises on nagu oluliselt nagu paindlikum. Ja et me ei läheks muidugi sama asja tegema. Jah, olete vajadustega kursis. Jah, ja heategevuse puhul üldse ikkagi, vähemalt minu hinnangul on ikka ülioluline see, et on tuvastatud tegelik abivajadus, mitte sunnitud kellelegi peale seda abi. Tervist toetasime COVID ajal, tegime kõikidele treeneritele, õpetajale, kes vajavad nagu tuge või tegelikult see kursus oli mõeldud läbi siis koostöös peaasjaga, et leia see inimene, kes vajab abi, nii-öelda, et sa oskaksid märgata seda enda lähedal olla inimest, kellel on mingi vaimse tervise teema. Et kui keegi tahab nagu sihukest projekti ise teha klubidest, ülilihtne asi. Me anname kontaktid, asjad ja kõik toimib. Et meie teeme kõik Saku lasteaia kooli minevad rühmad ja kõik 3. klassid. Mis tähendab, et meil tegelikult lapsi on seal mingi paarsada, 200, limistus on kuskil 300, aga see tunnid, mis sisse läksid, aga heategevusraha ka suurusjärk mingi kas 6 või 8 000 eurot. Nagu, et sellega saab väga palju teha. Me saame laste silmi kontrollida mingi ligi 3 aastat. Et sa tuledki nagu aastaplaaniga, näed, meil on need projektid, sina vead neid, kaasa sinna, keda tahad, mina lihtsalt tahan, et siuke asi oleks tehtud, kas see sobib sulle ja kui sul on selge visioon ja asjad, siis on nagu ülipalju lihtsam liikuda kuhugi suunas. Olla klubi president ikkagi vähemalt üks kord elus, ma arvan, on ikkagi asendamatu kogemus, mille laadset ei ole kuskilt võimalik hankida raha eest ega mingil muul viisil. Ja teine asi, mida me oleme rakendanud, nüüd küll mitte kogu meie tegevusaja, aga ikkagi juba hunnik aastaid, et nii-öelda võimule tuleb president ikkagi valib endale ise juhatuse liikmed ja Täna on meil külas Maido Kiviorg ja Mihkel Luigas LC Saku Lions klubist. Räägime, kuidas hoida suurt liikmeskonda, viia ellu suuri projekte ja hoida traditsioone elus. Mis on aidanud teie klubil nii suurt ja aktiivset liikmeskonda pikalt hoida? No tegelikult ega me ju kogu aeg ei ole nii suured olnud, aga me olemegi jätkuvalt kasvanud, võiks nii öelda. Et me ju alustasime ka 21 asutaja liikmega. Mis aastas ei mainime seda? 91. Ja liikmeskond on olnud kõikuv, aga kõikumised on olnud pigem väikesed ja kui on toimunud lahkumine, siis ikkagi oleme leidnud alati rohkem uusi tulijaid. Kuidas te leiate neid? Aga ikka nagu tuttavate ringist. Valdavalt nagu tuttavate ringist, sest see on nagu ikkagi üsna oluline, et see uus tulija ei oleks kuidagi tundmatu teistele klubiliikmetele, päris tundmatu ja me nagu väga hindame seda vaderite, ma ei tea, kas vaderi sõna on nagu kõigile klubidele tuntud, aga vaderite just olemasolu igale klubiliikmele, et ta paremini suudaks sisse elada klubi siis nii-öelda rutiini või tegevustesse, eks. Et on see lisab seda nii-öelda ma ei tea, kas eksklusiivsus on nagu õige sõna siin, aga ikkagi meil nagu kutsutakse klubisse inimesi. Et sükest niisama, et tahaks tulla liituda, seda väga nagu ei, juhtub, aga see juhtubki läbi siis nende nii-öelda usaldusisikute ehk vaderite, et ma tahaks tulla, sa räägidki sellest, kes seal klubis juba on ja siis sind presenteeritakse värki ja särki, et Maido on muidugi algusest peale meil
mul on mingi 10. aasta umbes, natuke vähem, võib-olla 9 äkki. Et sellest ajast, kui ma olen olnud, siis meid on olnud kogu aeg 30+ ja tegelikult on viimasel ajal ikkagi vaikselt kasvanud. Et siuke 2 veel, et noh, me oleme ise jälginud seda tegelikult, et peaks nagu vaatama, et iga aasta võiks keegi vähemalt tulla, võib-olla 1-2, siis kukubki mingeid ära nagu kukkumisi ka ikka, noh, elu tuleb vahel inimestel on ja, et aga see käib nagu suht orgaaniliselt tegelikult, et me ei pinguta tegelikult eriti selle nimel, et kutsuda, aga eks see tuleb sellest kogukonna keskusest, ma arvan. Ja, aga meil on ikkagi nagu juhatuse liikmena ka alati liikmestoimkonna juht ja tema põhiline ülesanne ongi ikkagi kaardistada, kas kellelgi on kedagi välja pakkuda. Ja kõik liikmed nagu ise teavad, et kui mingi huvitav persoon võiks ilmuda kellegi vaatevälja, kas tuleb naabriks või lihtsalt mingil muul kombel on tuttavaks saanud või on kuidagi tulnud mõne klubi liikmeni selline info, et keegi oleks huvitatud klubiga liituma, noh, siis me alati tuuakse see nagu klubi juhatusse ja klubi õhtule ja arutatakse, et mis me sellest isikust nagu arvame. Aga see nagu Mihkel mainis, see kutsumine on nagu oluline, et meiega nagu ei saa liituda lihtsalt, et saadad sooviavalduse e-mailiga ja me oleme seda ka nagu mingis mahus nagu läbi elanud, aga väga vähe ja me ei ole julgenud seda teed tegelikult nagu minna. Et no mõned kogemused nende aastakümnetega on ikkagi sellised olnud, kus selgelt on liikmeks võtmisega kiirustanud me oleme ja ei ole see konkreetne kodanik siis nagu kasvanud klubi külge. See on hea, just see mis sa ütlesid, kasvanud klubi külge. Noh, jah, see on ju ajaline protsess ja mõistetavalt, et kui sa algul tulles tunned klubist, ma ei tea, 2-3 võib-olla ja mõnda inimest tead lihtsalt, kuna kõik teda teavad, eks ole, mingil põhjusel. Aga et saada nagu kõigiga kuidagi mingisugune side, siis see ikkagi eeldab osalemist mingites üritustes ja meie nii-öelda heategevusprojektides, et seda kaudu siis tekib nagu see kokkukuuluvustunne ja üksteise peale lootmine ja üldse üksteisest arusaamine, et mida keegi nagu noh, igas mõttes mõtleb ja ütleb ja kuidas käitub ja eks see on kõik niisugune personaalne lähenemine, et Palju meil on mingi 36 hetkel vist, jah. See on ikka tohutult suur, võrreldes teistega. Aga see on, meie jaoks on optimaalne, selles suhtes, et klubi siseselt, et noh, sul on kõikide klubi vellede telefoninumbrid olemas, sa võid ükskõik kellele helistada, taga mingitel teemadel rääkida, ja sa nagu tead seda inimest. See ei ole nagu see, et see on sulle võõras inimene või nii. Isegi need inimesed, kes on siis nagu klubis olnud nüüd, mis noorim liige on meil mitte nagu vanuselt noorim, vaid siis nagu klubis oleku ajaga on Marek on alla aasta, aga meil on nagu nii palju koos mingeid üritusi ja nagu ühiseid mälestusi juba loodud, et sa ei põe, et sa helistad talle ja küsid talt mingeid asju ja noh, samamoodi ka tihtilugu võib-olla helistad ja jagad ülesandeid juhatuse liikmena ja sa tead, et sul ei tule seda ei vastust tegelikkuses. Ja lihtsalt noh, sa ise oled see nagu filter, et kui palju kedagi tanki panna, et eks heategevus ju nagu selles suhtes ongi, et ükskõik mis sa teed, on juba tehtud rohkem kui ükskõik, kes mitte midagi ei tee. Ja see on siuke, noh, eks ta natuke on siuke sisemise edevuse teema ka, sa teed seda selleks, et kas välja paista, kas midagi muuta kuidagi, aga noh, see ongi see, mis see edasiviiv jõud on ja ma arvan, et kui meil oleks mingi 40+, siis meil kaoks see nii-öelda õlg-õla tunne ära. Muidugi tekiks ruumiprobleemid. Saku on nagu, noh, Saku ei ole suur koht ju, noh, see kasvab muidugi, me oleme vist rahvaarvult nagu Rapla juba, aga meil ei ole ruume, kus oma koosolekuid pidada, kogu see nii-öelda eelarve osad, need kõik, see läheks, tegelikult läheks liiga koormavaks ja siis sa peaksid oluliselt rohkem panustama, et seda asja nagu vedada. Väga huvitavad probleemid teil. ja ei, ma olen täitsa nõus Mihkli selle vaatega ja mis ma siia võiks veel lisada, et noh, tegelikult selle ka nagu klubi sisese, kuidas öelda, suhtluse osas, noh, tänapäeval oleme kõik nagu seda e-maili ja igasuguste sotsiaalmeedia kirjutamise usku, eks ole, järjest rohkem.
aga noh, tegelikult sellises klubisiseses suhtlemises ikkagi on minu arust telefonil kõnel nagu väga suur osatähtsus ja see, kui sa ikkagi kuuled inimese häält ja saad talle oma häälega vastata, siis see kokkusaamine alati pole ju võimalik, eks ole, aga see on teinekord palju tulemuslikum, kui saata 3 emaili, eks ole, ja oodata neile vastuseid. Et kui on ikkagi midagi vaja klubi sees nagu kiiresti toimetada, siis telefon ikkagi on see, mis aitab nagu saada joone peale väga kiiresti. No ütleme, Sakus elades on nagu ikkagi need kokkusaamised ka, et ütleme, et kui meil klubi käib koos kord kuus on ja ütleme, et iga kuu mingit üritust ei ole, tegelikult on. Kui nüüd mõelda, kas me käime ühisel mingi Lions Sporti mingil asjal, meil on ju Lions spordiklubi, mis me eraldi veame paralleelselt, kus me kord nädalas koos trenni tegemas ja siis meil on kas siis valla mingid üritused, kus me oleme väljas ja siis meil nii-öelda töögruppidena me veel kohtume tegelikult veel eraldi, et eks see on niisuguse väikse koha eelis on ja, et meil on seda jälle, kui mul on ka mingit projekti pean klubis vedama, helistad endadele, kuulge davai, tulge õhtul, teeme väikse sauna, räägime need asjad ära on ja. Ja ma arvan, et siuke nii-öelda agiilsus ja mobiilsus on see, mis meid hoiab tegelikult klubina, mis on küll vana klubi, suur klubi, aga samas väga paindlik ja nagu uusi ja innovatiivseid ideid tuleb tegelikult pidevalt. Ja mis on veel klubi nagu igapäevaelu suhtes, ma arvan, suhteliselt oluline, et me nagu juba ikka väga palju aastaid tagasi nagu saime aru, et ainult väljapoole suunatud heategevusest on nagu vähe, et sisuliselt tuleb nagu endale ka head teha. Ehk siis, et need klubi sisemised nagu üritused, mis ei ole suunatud heategevusele, vaid koos olemisele või millegi koos tegemisele, millegi huvitava kogemisele, eks ole, et see nagu on see, mis tegelikult väga palju liidab kokku, et paljalt heategevus tundub võib-olla ikkagi natukene nagu töine, aga see oleks just selline täiesti fun, eks. Mis on nagu omavaheline kooskäimine või mingite võistluste korraldamine või mis iganes, et oleks omavahelist tegevust või kuskile ekskursioonile minemine või mis iganes, neid on aastate jooksul igasugu ideid nagu väga palju olnud ja kui need ikkagi igal aastal mingisugune kogus on, siis see on see, mis väga palju ühendab ja millest väga palju ka klubis hiljem räägitakse. Kui on nii-öelda enda sisemine üritus on hästi õnnestunud, siis siin jätkub kommenteerimist pikemaks. Võime näitena tuua, ma ei tea, palju teised klubid selliseid asju teevad, ma olen vist 1 või 2 teise klubi koosolekul kunagi käinud nagu vaatamas. Siis meil eelmine hooaeg oli 2 koosolekut, mis olid nagu meie statsionaarses lokatsioonis. Ülejäänud olid kõik nagu mingid kas väliüritused või mingid ekskursioonid, mingid muud asjad ja protsentuaalselt on see ikkagi nagu suur maht. Muidugi jällegi see pead rohkem pingutama, et seda asja ära orgunnida. Et see ei ole nagu mugavustsoonis olemine, aga sa ei lähegi lõviklubisse selleks, et olla mugavustsoonis. Siis sa oled kodus ja ei tee mitte midagi muud, on ju. Et ma arvan, et see asi meil toimib ja miks me täna siin oleme samamoodi, et see on tore asi ja mul väga meeldib, kui selliseid asju tehakse tegelikult, et proovitakse jälle midagi uut. Kas see toimib või ei toimi, on omaette küsimus lõpuks, on ju, aga kui sa seda nagu lasku ei lase, siis sa ei saagi pihta saada. Ja kui nii-öelda enda klubi liikmetele suunatud üritusele õnnestub kaasata palju klubiliikmeid, siis järelikult see on juba nagu, kuidas öelda, väga positiivne nagu edumärk sisemises mõttes. Ja. Kuidas te toetate koostööd erinevate põlvkondadega siis klubisiseselt? Otseselt nagu me ei tee põlvkondadel vahet, et vanad liikmed istuvad seal, noored siin ja päris noored seal. Kuidas te kaasate? Aga eks me oleme juba ikkagi nii vana klubi, et paratamatult on meil ikkagi vanusevahet nagu aastakümnetes, eks. Meiegi siin Mihkliga, meil on praktiliselt pool juba nagu enam-vähem vanusevahet, eks ole, et see paratamatult nagu tähendab seda, et mingid erinevad vaated elule ja sündmustele on, eks. Aga ma ei teagi, kuidagi see on nagu päris hästi õnnestunud, et need nooremad tulijad võtavad pikkamööda järjest rohkem sõnaõigust ja tegevuskoormust ja eks vanad, kes tunnevad, et nad on veits nagu võib-olla väsinud, teevad vähem selle võrra aga eks
noh, kindlasti noori on vaja toetada ja neile on vaja anda võimalust, eks ole, ja mitte nagu öelda ette, et meil tehakse asju nii ja tehke samamoodi, eks, et me pigem ootame, et uued tulijad toovad ikkagi ka täiesti uusi nägemusi, kuidas asju teha, ükskõik kas heategevuse mõttes või klubi sisese tegevuse mõttes, et seal pole vahet, aga just see vaheldusrikkus peab olema. No. Mis ma arvan, loob ka kõigile neid eeldusi, et inimene tahab teha ja tahab osaleda. Ja ma arvan, et meil klubil on hästi palju igasuguseid traditsioone, milles tegelikult noored lähevad hea meelega kaasa, nende jaoks on tegelikult see uus asi, et see on nagu põnev ja samas noortega tuleb ju meile nii-öelda uusi asju, mis võib-olla saavad meie klubi traditsioonidest ja mis kaasab vanasi. Nende nii-öelda üksteise kaasamine käib, aga eks me oleme ju tegelikult, meil ei ole seda, et meil on 60+ inimesed ja siis meil on 30+ inimesed. Me oleme tegelikult, nüüd me oleme tegelikult isegi teadlikult juhatuse tasemel neid asju koos selle liikmestoimkonna nagu inimesega nagu alati vaadanud. Kuidagi on sattunud, et ma olen viimasest 9 aastast mingi 8 juhatuses olnud, aga eks see on jälle elu etappides käib see asi erinevalt. Ja ma arvan, et see ongi meil see, et meil on 50-aastased, meil on 45, meil on 40, meil on 35, meil on 30-aastased. Ja siis tegelikult seda vahet ei ole niimoodi tunda, sest et see on nagu loomulik jada sul. Ja erinevad tegevused kaasavad erinevaid inimesi ja sealt nagu meil isegi tegelikult meil ei teki seda diskussiooni, et kas see üritus kaasab piisavalt palju vellesi, sest et meil on alati 20 inimest ikka kohal. Et jah, okei, kui me teeme mingi spordiürituse, mingi väikese meeste mängud, mingi Kose ja Keila klubiga, siis, aga sinna tuleb ka 8-9 vellet kohale, mis on tegelikult nagu hea tulemus, kui sa mõtled, et see on nagu 4. või 3. klubi liikmeskonnast, on ju. Et kuidagi see tuleb nagu tegelikult suht nagu lihtsalt. Ma tunnen, mind ei pea küll tassima mingitel üritustel ja sind vist ka ei pea. Ja, motiveerida, inspireerida üksteist, et siis teil tuleb see hästi välja. Ja ma arvan, see noortematel vellede puhul minul ka, mul esimene aasta, kui ma tulin, ma ei tahaks öelda, et pandi tanki kohe meistriks, on ju, aga pigem mulle anti see nagu vastutus ja nii-öelda mind usaldati olema nagu klubi mõistes tähtsal ametipositsioonil. Ja siis sa ikka tahad ennast tõestada ja siis sa proovid nagu mingeid asju teha ja tegelikult sul on alati tugi olemas, nagu Maido ütles ka, et vanemad liikmed tegelikult toetavad. See ongi seesama, et ma helistan, on see siis Maido, on see Taivo, on see ükskõik kes meilt klubist, ma helistan, küsin nõu, kuule, kuidas sa seda asja teeks? Siis seletad oma visiooni ära ja koostöös tegelikult tuleb see nagu lahend tegelikult päris lihtsasti ja nagu orgaaniliselt. Ja mis siin on võib-olla üks selline oluline moment veel, et me oleme alati andnud võimaluse uuel tulijal ikkagi võimalikult ruttu saada mingil tasemel juhatuse liikmeks. Ja me oleme näinud, et see nagu kasvatab, paratamatult juhatuse liige olemine tähendab, et sa mingis vallas, kuidas öelda, tegutsed, mitte just iga päev, aga ütleme nii, et ikkagi mõtled sellele üle päeva, eks. Ja see võimaldab nagu kiiremini kasvada selle seltskonnaga nagu ühte. Ja liita juba varakult. Ja teine asi, mida me oleme rakendanud, nüüd küll mitte kogu meie tegevusaja, aga ikkagi juba hunnik aastaid, et nii-öelda võimule tuleb president ikkagi valib endale ise juhatuse liikmed ja sisuliselt saab nii-öelda ametikohtade jaotuses nagu klubi liikmetega kaubale ja nii-öelda uue juhatuse kinnitamine toimub ainult nagu siis ühise hääletamise teel, eks. Aga me oleme tõdenud, et see on pannud juhatusi nagu palju sujuvamalt tööle, kui see ei toimu nii nagu algselt vanasti oli, et nii-öelda koosolekul pandi üles kandidaadid ja siis hääletati ja siis kuidagi see juhatus nagu sai kokku nii nagu ta sai. Et nüüd me oleme ikkagi rohkem lähtunud nagu firma printsiipidest lähtuvalt, et juht kogub endale meeskonna ja siis ta saab ka selle tegevuse eest nagu täiega rõõmu tunda ja teistpidi vastutada. Et ta ei saa öelda, et kui te sokutasite meile siia ühe niisuguse venna juhatusse, kes näiteks võib-olla ei ole nõus kõigega, mida me tahaks teha. Eks. Esimene ase ja teine ase on, kes tuleb nagu vagunid kaasa. Just. Et me neid traditsioone jälgime tegelikult palju. Aga need järjepidevus, et meil on see nii-öelda
nagu ta käib, eks ole, et kes sekretäriks saab, see liigub edasi loogiliselt nii-öelda asepresidendiks ja nii edasi. Ja võib-olla kõigepealt saad laekuriks või meistriks, eks ole, hoopis. Et see niisugune karjääriredel nagu klubis on nagu väga oluline ja ülihea on, kui selles ei teki nagu katkestusi, et keegi kuskil ootamatult mingil tasandil ütleb, et mulle nüüd aitab, et ma siit edasi nagu ei liigu, eks. Ja noh, olla klubi president ikkagi vähemalt üks kord elus, ma arvan, on ikkagi asendamatu kogemus, mille laadset ei ole kuskilt võimalik hankida raha eest ega mingil muul viisil. Ei, ma ütlen, mul oli eelmine aasta oli minu presidendi aasta, et juhtida sihukest gruppi inimesi, kes sotsiaalses mõttes on erinevatel nagu ühiskonna tasemetel, finantsilises mõttes erinevatel tasemetel, aga sa pead nagu oma parimate oskuste juures siis kaasama kõik need inimesed kuidagi tegutsema ühe tiimi nimel. Olenevalt, kui palju kellelgi mingit juhtimiskogemust on, sihukesed asjad tavaliselt nagu tegelikult päris hästi peegeldavad välja. Lahe on, kuidas näha, kuidas inimesed presidendina ja kaasa arvatud ma ise, sa tegelikult kasvad aastaga päris palju ja see on nagu põnev asi. Ja ma arvan, meil on ju see, et meil on iga inimene on tegelikult ühe korra president olnud. Ma tahtsin küsida, kas teil on ka korduseid olnud? Mina olen ainuke, kellel on olnud õnn või võimalus olla 2 korda president. Aga see tekkiski tänu sellele, et üks klubiliige astus nii-öelda vahelt välja ja ei tahtnud presidendiks saada. Ja siis tekkis selline ajutine vaakum. Ja siis me tegime sellise erandi, et ei olnud nagu päris jätkuvus. Ma olin küll tollel ajal juhatuse liige, aga ma ei oleks pidanud siis olema kohe nagu president. Aga see on jälle asi, mis hoiab meid tegelikult nii-öelda noore või värskena, et sa pead võtma uue liikme, sest et sa näed, et sul on seal shortlistis on ainult 3 inimest järgi, on ju. Et siis on midagi vaja teha, on ju. Ja kui okei, keegi eest ära ei lähe klubist, so what, siis me kasvame nagu orgaaniliselt. Aga see on sellepärast, et kellegi elus ei ole midagi ette tulnud ja me teeme head tööd, et meiega tahetakse olla tegelikult. Ja kõik, kes on selle nii-öelda presidendi ametini jõudnud ja läbi teinud, siis ma arvan, nad on nagu palju küpsemad klubi liikmed tänu sellele, sest nad on nii-öelda olnud selles köögipooles nagu täiega sees ja mitu aastat jutti, eks ole, erinevates positsioonides ja edasises tegevuses see ikkagi laua taga on hoopis, kuidas ma ütlen, ongi küpsemad inimesed klubi mõttes. Et nad tunnevad selle asja nii-öelda tegelikku sisu, eks ole, ja need, kes pole veel juhatuses osalenud, need kindlasti ikkagi on veits nagu, kuidas öelda, rohkem kõrval. 5-aastane tsükkel on ju? Jah, sisuliselt on see nagu 5-aastane tsükkel, enam-vähem kindel, eks ole, mida sul on võimalik nagu hoida ja seal järjest edasi liikudes see ikkagi selle 5 aasta jooksul kindlalt saad sina kõiki tundma ja saavad sind kõik tundma, mis iganes siis sinust nagu välja kiirgab. Jah, sa saad olla ju, need ongi 5 erinevas juhatuse nagu või 5 erinevas tiimis tegelikult. Et see on nagu see liige, keda teised valida ei saa. Et ükskord saad oma liikmed valida ja tegelikult seda on sellist nagu dünaamikat on hea näha, et mõtlen, kui mind ükskord värvati juhatusse niimoodi, et kus president tuligi mulle selge plaaniga, kuule, Mihkel, meil on need asjad tahaks teha, ma näeksin, et sa võiksid neid asju vedada. Et sa tuled nagu, ma ei tea teisele ettevõtte paralleel on nagu hea osa, et sa tuledki nagu aasta plaaniga, näed, meil on need projektid, sina vead neid, kaasa sinna, keda tahad, mina lihtsalt tahan, et siuke asi oleks tehtud, kas see sobib sulle ja kui sul on selge visioon ja asjad, siis on nagu ülipalju lihtsam liikuda kuhugi suunas. Et ma arvan, et see nagu viibki sihile. Ja see on ka väga oluline, mille sa just välja tõid, et meil ongi see nagu ka võib öelda juba välja kujunenud, et võimule tuleb president ikkagi hooaja alguses esitlebki enda nagu kava, kuidas ta kavatseb sisustada selle tuleva aasta ja mida tema siis peab nagu oluliseks ja tähtsaks ja küsib siis sisuliselt nagu tegevuskava osas klubiliikmete kinnitust ja kui kellelgi ei ole paremaid ettepanekuid, siis tavaliselt see enam-vähem siis presidendi ja juhatuse kava alusel käima lähebki, eks. Ja samas tehakse ka kokkuvõtteid eelmisest hooajast ja vaadatakse, kas sealt on midagi huvitavat üle võtta või tarka üle võtta ja seda siis ka nagu rakendatakse.
kusjuures see on päris huvitav dünaamika, mis on olnud jah, et siis kui ma klubiga liikusin, siis meil oli ikkagist väga eelarve keskne lähenemine. Meil oli see suur Excel alati ees. Need on nagu piirkonna asjad, need on meie traditsioonilised asjad. Ja nüüd viimased, ma kujutan ette, et mingi 3, 4, 5, võib-olla 5 aastat isegi, ongi olnud just see tegevuskava põhine lähenemine, et üks hooaeg me vist nägime eelarvet alles detsembris, aga see ei olegi oluline, sest et usaldus siis presidendi või siis juhatuse vastu on niivõrd suur klubil, et teatakse, et küll me raha asjadega küll need korras on. Kui neid välja ei tooda, jah, muidugi me näitame igal koosolekul ka mingit laekuritabelit, et maksa võlg ära või näed, see inimene on nii palju plussis, aga need raha asjad meil on nagu tegelikult jooksevad taustas, sest me teame, et need on alati korras ja pigem me keskendumegi sellele, et kõik oleks kaasatud ja kõigil oleks tore tegelikult. Aga eks nad ikkagi korras on ka püsinud tänu sellele, et me oleme juba ikkagi mingid, ma ei tea, kui palju aastaid tagasi sisse viinud sellise, nimetame seda klassikaliseks eelarvedistsipliiniks, et meil on ikkagi kulude eelarve ja tulude eelarve. Võib-olla see tulude eelarve on nagu prognoos, eks ole, või mõned küsimused ka seal lahtised, aga meil on vähemalt kirjas see rida, kuhu me eeldame, et tekib aasta jooksul mingi tulu ja järgmine, kuidas öelda, siis lahkuv juhatus annab sisuliselt eelarve üle järgmisele juhatusele ja sealt nad näevad, mis on siis see nagu tegelik klubi nagu rahaline taust, mille põhjal nad üldse saavad mingeid otsuseid teha või peavad tegema otsuseid, eks ole. Ja me hoiame väga selgelt lahus heategevusrahad ja klubi enda tegevuseks mõeldud rahad ja ka need eelarved on lahutatud omavahel, et oleks väga selge, meil ei ole kunagi vaidlust selle üle, või seda ei vaadata nagu hea pilguga, kui laekur tuleb, ütleb, et ta ei tea täpselt, mis värk on, eks. Et see ikkagi tilistatakse kohe välja. See ei vaadanud, et mina ei olegi näinud, et siuke asi juhtuks. See distsipliini tunne on nii suur. Kunagi varem ikkagi oli, aga jah, et meil on ikkagi reeglina näidatakse seina peale seda asja, kõik saavad lugeda, vaadata ja kui kellelgi on mingigi küsimus, siis enne ei lööda seda eelarve slaidi minema sealt. Kui on kõik asjad selged ja kellelgi rohkem kahtlusi ei ole, eks ole. Väga põnev, aitäh, et tutvustate nii põhjalikult seda sisekliimat. Aga räägime teie klubi tegevustest veel, heategevuslikest projektidest, et loetlege, milliseid heategevusi ja suurprojekte on teie klubi seni teinud? Teeme tandemina või? Need, et ma ütlen, sa ütled, hakkame siis enam-vähem pihta. Tegime viimase asjana multifunktsionaalsed rannaväljakud Sakku eelmine aasta, kus siis saab rannavallet ja rannavõrku mängida. Ja, aga meie läbi aegade, nagu ütleme, see ongi meil tegelikult nagu heategevusprojekt, mis on jooksnud läbi meie praktiliselt kõikide klubi aastate algusest peale, on Saku Laada korraldamine igal kevadel maikuus. Ja teeme küll seda algusaastatel tegime nagu praktiliselt ikkagi ainult ise, nüüd viimased aastad on see üritus läinud nii suureks ja eks see korraldamine on läinud ka keerukamaks, siis oleme teinud seda tihedas koostöös nagu vallaasutustega, aga see on meie võib-olla nagu mõjult ka nagu suurim selline heategevusprojekt võib-olla. Esiteks me kogume sealt kõige rohkem nagu heategevusvahendeid ja teiseks sinna on kaasatud nagu praktiliselt kõik inimesed, kes laadal käivad, eks, et mingil viisil, eks ole. Ja ka kõige rohkem klubi liikmed on tavaliselt selle laada korraldamisega nagu seotud, eks ole, ja meil on selline traditsioon veel, et esimene asepresident igal aastal on siis selle korraldustoimkonna nagu pealik, ehk siis enne enda presidendiks saamist korraldab siis selle kevadlaada ja järgmisel aastal ta on siis nagu president, eks. Ehk siis, ja see valmistab nagu ka seda nii-öelda praegust asepresidenti väga hästi ette selleks presidendi tooliks, kuna see on selline kompleks ülesanne ikkagi sellist asja korraldada. Aga mis veel meelde? Kui vaadata, et kuhu me mahult oleme jõudnud, siis ma arvan, et mulle kõige eredamalt on isegi meeles, kui me tegime Linnateatrile kohvikut 11 õhtut. Et see oli mega panusajaliselt. Mis see tähendab 11 õhtut? Nagu järjest või erinevatel õhtutel? Toimusid Saku vallas ühes vanas küünis ja siis neid toimus suve jooksul 11 korda.
suve jooksul. Ei, no need olid ikkagi 2 nädala jooksul. No jah. See oli päris karm. Ja siis jah, meie klubi nagu otsustas, et võtab siis seal etenduse toitlustamise ja siis külastajate joogivajadused nagu enda peale. Saite teada, mis see nii-öelda cateringi... Ei, selles suhtes, et me õppisime palju. Me tegime, mina käisin reaalselt mitu korda teatris enne, et näha what not to do. Ja hästi lihtsasti tuli välja see, et meil on 30 minutit aega läbi kütta 200 inimest. Me ei teinud 1 paari, me tegime 2 paari. Sest kõik tahavad. Ja siis keep it simple, menüü lihtsaks, kaardimakse lahendused mingis vanas küünis, kus netti ei ole. Kõik siuksed asjad, me mõtlesime, see oli jälle hea projekt, mida teha, aga see tunnid, mis sisse läksid, aga heategevusraha ka, suurusjärk mingi kas 6 või 8 000 eurot nagu, et sellega saab väga palju teha. Me saame laste silmi kontrollida mingi ligi 3 aastat või? Et nagu... See on siis järgmine, mis teie listis. Seda võiks kindlasti nimetada ja mulle tundub, et see on nagu ka kandepinna mõttes nagu väga hea projekt olnud ja me algul läksime sellesse küll suhteliselt nagu veidi kahtlevalt, et mis sellest välja tuleb, aga nüüd see on juba nii mitu aastat nagu toimunud ja pigem osalejate arvult nagu laienenud, et osalejad on need siis, kelle silmi kontrollitakse, eks ole, ja on väga hästi tulnud välja, et see on ikkagi nagu pigem väga vajalik tegevus, kuigi pealtnäha tundub, et kuidas saab nii olla, et perekonnas ei teata, et lapsel on nägemisega midagi nagu lahti. Kusjuures see laps on juba kooliealine, eks. Aga tuleb välja, et ikkagi ongi nii, et ei olegi seda täit teadmist mingil põhjusel. Ja me oleme suutnud nagu väga paljusid aidata siis ikkagi sellest olukorrast nagu välja ennekõike neid lapsi, kes on siis saanud abi ehk siis saanud kas prillid või mingil muul viisil siis oma nägemist toetatud ja tõenäoliselt tõstab see nende edasist eluväärtust ikkagi nagu oluliselt. No siis grupina me kontrollime, kui mingi klubi tahab siit nagu ideed võtta, see oli kunagi vist Saue klubi alustas sellega tegelikkuses ja me võtsime selle üle, siis me oleme nagu selle viinud nagu, ma ei tahaks öelda, jällegi, üks võtab idee, teine täiustab seda, nagu ikka ajas asi muutub. Viimane aasta me tegime koostöös Confidoga seda, et kui keegi tahab nagu sihukest projekti ise teha klubidest, ülilihtne asi. Me anname kontaktid, asjad ja kõik toimib. Et meie teeme kõik Saku lasteaia kooli minevad rühmad ja kõik 3. klassid. Mis tähendab, et meil tegelikult lapsi on seal mingi paarsada, 200, limistus on kuskil 300, kõik kunagi kohal ei ole, aga kas või see, et me oleme aru saanud, millal kontrolli teha. Ära tee jaanuaris või veebruaris, lapsed on palju haiged. Tee kas mais, aprillis või tee septembris üldse. Et kõik niisugused asjad on, mida saab õppida aastatega ja muidugi see lähendab meid kooli ja lasteaedadega meeletult. Ja direktor on meil samamoodi telefonikõne kaugusel. Kuulge lõvid, tulge mingi asjaga appi. Kuulge nii. Et kui on mingid need kutsu keegi nagu külalise õppejõuna rääkima juttu, alati on meile see meil tuleb, et kuule, keegi teist ikka tuleb. Ja rääkige heategevusest, rääkige ettevõtlusest, rääkige kogukonna kaasamisest, nendest asjast. Et läbi sihukeste projekte me jõuame sinna. Aga kui me edasi vaatame, mis me veel... mis me oleme teinud aastate jooksul siin laste mingeid mänguväljakuid, laste liikluslinnakuid, spordi, matkaradasid, discgolfiraja, suusarajad. Jõge koristasime. Isegi jõge koristasime prügist asula vahel. Ja Saku alevikus. Magnetitega püüdsime igast asju oleme teinud. Et jah, neid projekte on ikka riburadapidi nagu väga palju. Betooni on ka pandud, me oleme neid, mis asjad need on, need pingsilauad, need jagasime Saku vallale laiali. Korvpallilauad tegime kõikidele Saku küladele. Korvpalli, need... Tagalaud, korvirõngaga, mis sai siis kuskile hoone külge või mingi posti külge üles panna. Ja me siis kinkisime need kõikidele küladele, et külaplatsil oleks olemas siis meie logoga nagu korviviskamise võimalus. Vaimset tervist toetasime COVID ajal, tegime kõikidele treeneritele, õpetajale, kes vajavad nagu tuge või tegelikult see kursus oli mõeldud läbi siis koostöös peaasjaga, et leia see inimene, kes vajab abi, et sa oskaksid märgata seda enda lähedal olevat inimest, kellel on mingi vaimse tervise teema. Et see mitmest osast koosnev koolitus, selle tegime nagu kõigile, kes seda soovisid.
just, et nad märkaks laste või noorte nii-öelda vaimse tervise probleeme. Et see oli tegelikult leidis väga head tagasisidet. Kuigi see Te aitasite nagu vahendada, tuua kokku. Me rahastasime ja tõime selle teenuse nii-öelda, ütleme, et kool ise ei olnud selle peale, nad olid mõelnud, treenerid ei olnud üldse selle asja peale mõelnud, aga tegelikult treener on ju lapsele väga lähedal olev nii-öelda isik, keda kuulatakse. Ja siis mõtlesime, et läheneme läbi siis nii-öelda spordi ja läbi õppetöö sellisele asjale. Et see oli nagu väga positiivne asi tegelikult. See on selle silmakontrolli kõrval, ma arvan, üks nagu selline, ka nagu pigem sügava mõjuga projekt võib-olla. Ja, et millised on sellised suurema mõjuga siis kogukonnale nendest? Ma arvan, et need ongi võib-olla nimetatud, sest eks me ikkagi minevikus oleme teinud alati ka palju lihtsamaid asju ja ega need rahalised võimalused ei ole ka meil olnud nüüd nagu mingid hiigel suured, eks ole. Välijõusaali tegime ka. See nagu ükskõik millal mööda lähed alati rahvast täis. Ja see oli rahaliselt tegelikult hästi suur panus sellel hetkel. Me ju kaalusime seda tegelikult väga pikalt. See oli ikkagi mingisugune 30 000 euros. No valp maksis pool ja me maksime 16 kilo vist oli või. Et see oli... ma mäletan neid vaidlusid, ma olin ise ka juhatuses, sa vist olid ka või vähemalt said kaasatud sinna otsustusprotsessi, et kus meil ikkagi läks nii, et kas ikka me peaksime spordirajatisse panema sellise heategevusraha. Meile on antud see raha vastutustundlikult, et nad teavad, et mida me sellega teeme ja nii. Ja kas see on õige nagu mingit siukest sihtgruppi niimoodi toedata, aga vaadates, kui palju seal inimesi käib nüüd, et see on nagu üliõigesse kohta läks. See on just välijõusaal, mitte nagu majas sees kuskil, eks ole. Et tasuta kõigile. Mina olen ka väga aktiivne kasutaja sellistel välijõusaalidel. Aga mitu sellist masinat teil seal on? Oi, nüüd on Valdo juurde ostnud. Valdo ostis juurde, aga algul oli vist kas 6 või? See oli Eesti esimene, see, kus sai muutata raskuste asjadega. Ja need olid väga kvaliteetsed nagu Soome tooted, mis olid nagu Soomes ennast juba vabas õhus tõestanud ja nad olid just head selles mõttes, et nad olid reguleeritavate raskustega. Ja need raskused ei pea seal kuskil seina ääres olema hunnikus, et keegi need ära viib või mis iganes. Et see oli nagu kallis, aga tuli hea asi. Siis me toetasime ükskord neid ka noori kunstnikke, kus me tegime siis pingikonkurssi, kus sai esitleda nagu pingikavandid, kus siis me panime tegelikult need veel, ma ei tea, kas me Facebooki panime, aga Saku kohalikus lehes olid need pildid ülemas, inimesed said arvata, et siis me valisime võitja. See oli siis, kui oli Eesti 100 aasta. Jah, täpselt, et siis Vääne ping on vaatega jõele on sinna äärde pandud. Siis võitja pingi me ehitasime siis valmis ja panime asulasse nagu kõigile kasutamiseks nagu üles. Aga see oli selline noorte kunstnike konkurss. Ja koostöös vallaga, et selles suhtes vald on, õnneks nagu meil on vallaga nagu väga hea suhe on vallaga, et see on kindlasti, mis aitab meid tegutseda, et seda on väga tugevalt tajun ka seda, et teil on väga head suhted. Meil on ikkagi tegelikult juba algusaastatest olnud järjevidevalt keegi nii-öelda vallavalitsuse praktiliselt liikmetest on olnud ka õnneks klubi liige. Et see tõttu on lihtsustanud seda otsesidet nagu, aga jah, see on tõesti ikkagi nagu ülioluline, et sa, kuidas öelda, saaksid seda võib-olla isegi seda kaudu rohkem, seda tegevusvabadust või ka teinekord rohkem ideid. Just. Et kuna sinna valda jookseb ikkagi kokku väga palju infot, mis üldse ümbruskonnas toimub ja me oleme ikkagi ennast kogu aeg sidunud nagu ainult meie koduvallaga ja proovinud mitte väga tungida sellest nagu välja poole. Et me oleme arvestanud, et koduvallas ikkagi on neid, kellele võiks suunatud heategevust vaja olla. Jah, olete vajadustega kursis. Ja heategevuse puhul üldse ikkagi, vähemalt minu hinnangul on ikka ülioluline see, et on tuvastatud tegelik abivajadus, mitte sunnitud kellelegi peale seda abi. Ja kui on tegelik abi vaja ja siis on teda ka lihtsam aidata. Seda me oleme tegelikult jälginud päris nagu täpselt ju me ei ole läinud toetama isikuid. Me oleme alati teinud laiapõhjalisi asju. Et meil on mingeid näiteid muidugi, kus me oleme mingi stipendium või midagi jaganud, aga üldiselt me ikkagi teeme alati asju, mis on nagu
kogu vallarahvale või siis ütle mingile külale, kuhu me siis selle rajatise teeme, on ju. Et jälgida seda, et kui me läheme sinna nagu libedale teele selles suhtes, mitte et see on vale, seda peab ka tegema, seda suunatud heategevust nagu kellegile või nii, aga see teema, see on väga raske ja see on nagu, seal on emotsionaalne pool, see on nagu, see läheb nii palju keerulisemaks see teema, et jah, ta on küll võib-olla, ma ei tea, kas ta odavam või kallim isegi on, aga me oleme jälginud seda, et teeme asjad, mis oleks nagu kogu kogukonnale. See on hea point, jah. Ja see on tegelikult meil olnud väga algusest peale väga tugev printsiip, et vältida just seda, et kuna me kogume reeglina vahendeid ju laialt massilt, eks ole, nii-öelda kellelt iganes, eks ole, siis tegelikult peaks ju tagasi minema ka sama laialt, mitte nüüd nagu, et läbi meie see koondub kuskile mingitele üksikisikutele, eks ole, sest tänapäeval nüüd ikkagi eriti, et üksikisikutel on ikkagi reeglina abi saamiseks mingisugused muud kanalid, et võib-olla see Lions klubi tegevuspõhimõte polegi see kõige parem üksikisikute puhul. Jah, kuigi ütleme, et järjest raskem on leida neid projekte, kui täitsa aus olla, et mida toetada just, mitte kust raha saada. Raha saada on väga lihtne heategevusega, et see tuleb meil suht hästi välja. Aga just see, et meil vald on ka heal järjel tegelikult ja mida siis teha ja seal kohas meil oligi selle aasta alguses, meil oli näiteks Lions aasta alguses siis oligi vallaga nagu ühine istumine, võtsime kokku, kuidas läks eelmise aasta laat, rääkisime plussid-miinused ära, kuidas järgmine aasta keegi peaks oma asju tegema ja viimased 20 minutit võtsime selleks, et nii, aga räägime, mis vald järgmine aasta teeb ja kus vald näiteks võiks oodata Lions klubi tuge. Et millised on näiteks need asjad, kuhu vald ei saa sihtida, sest vallal on ka eelarve asjad väga täpselt ees ju. Et kuhu ta ei saa näiteks raha panustada, kuhu Lõviklubi oma raha panustamises on nagu oluliselt nagu paindlikum. Ja et me ei läheks muidugi sama asja tegema. Et see on nagu, see tegevus peab olema nagu koordineeritud. Ja, et me ei hakkaks konkureerima oma vahel. Jah, see ei ole koht, kus konkureerida. Vaatasime valla eelarvest mänguväljaku ehitamine 220 000. Kust kohast me siukse raha võtaksime? Seal ei ole nagu mõtet, see on selgelt, et meie rong on sealt läinud. Teeme siis mingi muu asja. Aga ideena võib-olla teie eeskujul siis võib-olla midagi piirkonnas teha Eesti suuremalt. See piirkonnas tegemine, see on nagu meie jaoks siiamaani jäänud nagu veits võõraks, et me nüüd oleksime võtnud mingisuguse projekti nagu üle piirkonna ette. Et ei oskagi öelda, mis see põhjus nagu on olnud, aga võib-olla need klubiliikmed on veel tulemas, kes sellise asjaga ette võtavad. Ja praegust on ju käimas Lõvijäljed, et see on üleriigiline. Meil Andres teeb piirkonna asja. Meil on jaotatud ära. Meil on piirkonna Andres. Kategooriatesse. Ja Margus Malla ju, noortevahetus. Selles suhtes, et seal on ikkagi, meil klubi toetab ka seda. Et see ei ole nii, et see on Marguse soolo. Aga Andres Lukin on meil klubil olnud selles mõttes, et sellest ajast peale, kui ta kuberner oli, siis on ta ikkagi jäänud nagu seotuks piirkonna juhtimisega ka ja me saame seda kaudu ka nagu värsket infot ja nii edasi. Aga jah, me ei ole nagu kuidagi üritanud võtta nagu mingit liidri rolli mingis projektis. Ei, need diskussioonid käivad. Et selles suhtes arutelusid on olnud. Ja, et kas me peaks minema mingites asjades appi ja nii, aga ma ei tea, ma olen nendel piirkonna koosolekutel ka käinud. Need kuidagi olles ise nagu Lions ja nagu panustades üle keskmise rohkem aega sinna sisse, sa jääb kuidagi kaugeks. Et ma ei tea, kuidas see nii on. Muidugi on nagu Lionid, kellega nagu neid nagu on läinud nagu need vestlused väga nagu pikaks, et kuulge, me peaksime midagi tegema ja teeme kas või mingi huvigruppi või töögruppi, millega mingid nagu kas teha siis mingeid uusi algatusi või taas elustada mingeid asju või siis täielikult muuta mingit asja, mis praegu toimib, aga me näeme, et see hakkab lagunema, on ju, et muidugi see tahaks nagu aidata, aga samas jälle igal inimesel on aega nagu väga limiteeritud kogus, see on nagu kõige väärtuslikum ressurss, mis meil on aega, on ju. Ja niigi, kui me seda aega enam oma klubisse ei panusta või panustame seda kuhugi mujale, võib-olla siin, kui meil oleks klubi tõesti veel suurem, siis meil oleks ka need, me paneks ala piirkonna volinikud, kes läheksid tegutseks piirkonna suunal, aga kuidagi meil, jah. Aga see on küll minu isiklik seisukoht, aga minu arvates on ikkagi klubi nagu selline tore siis, kui seal on nagu ühistegevus ja kõik saavad kuidagi
enda ressursi piires nagu panustada, aga keegi ei võta seda nagu tööna. Sest töö on meil kõigil ikkagi miski muu, eks ole, et vähemalt meie klubis ei ole täna ühtegi elukutselist Lionit, eks. Vist ei ole. Kuigi me oleme pool elu seal klubis olnud, eks ole, aga see ei ole põhitegevus, ütleme siis nii. Meie president on isapuhkusel, see põhimõtteliselt full Lion. Jah, et seda meil on nüüd teist korda juhtunud klubi ajaloos minu arvates, kus on aga isapuhkus ei tähenda. See on jutumärkides puhkus. Täpselt. Aga päris nii ei saa, jah. Et kas on olnud ka projekte, mis ei ole õnnestunud ja kuidas olete neist õppinud? Ühe suure asja tegime veel siis, kui me klubist olime, tegime Saku 100 aasta metsa toetasime, mis on tegelikult nagu mega suur asi. Korda, mis see oli? See oli jälle EV100 puhul. Jah, see oli vabariigi Saku 100 mets oli selline Saku projekt. 100 mets. Jah, istutasime 100 puud. 100 puud istutasime. Ja suured puud. Kui suur on suur? Nagu mingi 3 meetriseid puid. 3 meetrit umbes, sellise pikkusega, et vald aitas meil leida sellise koha, kuhu oligi plaanitud nagu siis selline nagu pargiala, uus, kus varem parki polnud ja siis me korraldasime selle istutamise ja ühisistutamise ja sinna oli kaasatud ka siis lisaks klubiliikmetele ka veel valla inimesi. Ja kogukond, see tuli tegelikult kogukonnast, mis ongi nagu lahe, et me oleme jõudnud sinnamaani, koerte mänguväljaku tegime tegelikult 2 aastat hiljem, peale seda jällegi, et kuskil tekib Saku vallas kogukond, kas neil on MTÜ või ei ole, see on isegi teisejärguline, aga siis nad tulevad nagu meie juurde, kuulge lõvid, kas te saaksite siukse asjaga toedata ja tuleb väga nagu selged projektid juba. Et näete, me tahame seda teha, et see on nagu positiivselt. Aga tulles nüüd tohutut ebaõnnestumist juurde. Ma ei oskakski ühtegi niimoodi välja tuua. Te mainisite seda... Diskirada. Jah, diskirada. Raske öelda, et see on ebaõnnestumine, sest et me tegime discgolfi raja. See oli projekt, millega mina tegelikult tulin klubisse. Ma siis ei olnud klubis veel, kui me seda alustasime, siis me lõpetamisel ma olin klubis juba. Aga... me tegime sellel hetkel, siis me kaasasime Eestist nagu oma ala täielikult spetsialistid. Me tegime siukse raja, kus saaks teha tegelikult korralikke discgolfi võistlusi. Me rajasime selle, seal oli ikka piikide murdmist tegelikult päris palju valla aednikuga ja mitte piikide, vaid ka okste murdmist, kes inimene väga hästi teeb oma tööd, kõik on nagu tore. Aga see rada sai ehitatud Saku sisse, see leidis nagu meeletut kasutust, seal tekkisid probleemid parkimisega, siuksed asjad, mida me mitte kunagi ette ei näinud. Investeeringuna jälle see oli mingi 10+ kilo, mis klubile sellel hetkel oli üks suurimaid investeeringuid jällegi, aga nädalamängudel 80-90 inimest nagu regulaarselt, iga esmaspäev, iga kolmapäev käis seal kohal. Ükskõik millal sa läksid, alati kettad lendasid. Aga vallas siis on toimunud arengud. Ja sinna alale, kus me selle väljaku tegime, on siis nüüd aastad hiljem. See väljaku rajamine oli vist kas 2015 või 16 juba, jah. Et me räägime aastate tagusest ajast ja vahepeal on sündinud vallas ideed, et samal alal peaks olema veel mitmekesisem spordi ja vaba aja veetmise park. Ja siis tehti sinna sellekohane planeering ja kahjuks siis tõdeti, et seda discgolfi rada on sellesse parki nagu veits sobimatu tänu sellele, et seal lendlevad kettad ei ole täiesti kontrollitud, eks ole, kui keegi sõidab jalgrattaga, siis on aru saada, et ta istub selle peal, eks ole, aga ketas lendab oma soodu, eks ole, ja kuna see ala on suhteliselt kontsentreeritud, siis tehti otsus, et see rada peaks tegelikult viima teise kohta kuhugi ja nüüd me ei olegi veel uut kohta leidnud, aga ta on siis nagu demonteeritud. Just. Et selles mõttes on see ebaõnn, sest oli mõeldud, et see rada on seal aastakümneid. Aga kõik see ei läinud kaduma, sest nagu varalises mõttes on väga palju sellest rajast alles. Nii need viskealused kui ka siis korvid. Et loodetavasti me leiame sellele uue sobiva asukoha. Jah, ootamata ja ei tea ju ette ka, kui te teete midagi, siis ju ei tea, mis selles 10 aasta pärast. Ei, kusjuures me vaatasime, me isegi tegime nagu koostöös vallaga, aga nii-öelda plaanid ja detailid kõik muutuvad ajas, et see ongi nagu... Ja ka tollel ajal vald ei osanud veel, vald oli siis 2 käega poolt,
kui me tegime selle, ütles, et muidugi on vaja, aga siis ühel hetkel, nagu ka Mihkel ennem ütles, et vald on meil läinud nagu järjest võimekamaks nii oma kõikidelt võimalustelt ja selle tõttu nad siis otsustasid, et on vaja võtta ette nagu veel suuremaid. Mis on tore tegelikult. Ja kuna see suurem maht on juba vallaprojekt, siis me seal nagu väga ei näe kohta endal nagu osaleda. Eks miljoneid jälle. Kuna see on rahaliselt ka nagu valla kaetud, eks ole, et me ikkagi nagu pigem osaleme seal, kui me näeme, et valla, kuidas öelda, tegevusmaa nagu ei ulatu sinna või jääb kuidagi eemale. Aga kui mõelda veel mingi, kas meil on mingid asjad, nagu meil selline total flop ei olegi olnud, ma arvan, et ega ei ole, jah. Võib-olla mingid asjad, mis me ootasime, et läheks paremini, aga ei ole nii hästi läinud. No see võib olla küll jah, et mingi projekt ootasime, et saame nii palju raha, aga saime vähem, eks ole. Selliseid asju ikka on. Ma arvan, et rahaliselt, sellel ajal, kui mina olen klubis olnud, ei ole isegi selliseid vist asju olnud. Aga ma arvan, et niisugused, ma mäletan, kui me COVID ajal nagu meil oli nagu, hullult palju ideid, nii, nüüd on nagu COVID, nüüd me peame nagu digitaalseks minema, kõik kaasama, siis me tegime mingeid oksjoneid, mida meil oli plaan teha ikkagi, teeme iga kuu mingi lõvioksjoni. Ja esimene oksjon oli suht edukas, me müüsime mingi korvilaua või midagi, mingi 200 euroga. Ma ei mäleta, kas ostis meie enda veel või mitte lõpuks, aga see ei ole oluline, sest et juba hakkasid seal nagu kohalikud siis inimesed postitama neid panuseid ja asju alla. Kõik toimis. Siis teine asi, me vist läksime lund lükkama, et pakkusime, et lõvid tulevad lükkavad su selle tee puhtaks. Meil vedab ühel vellel on nagu Avanti rendi firma ja siis tegelikult lükkas selle kopaga. Aga me oleme labidatega kaasas. Aga siis see vajus vaikselt näiteks ära, et see järgmised, ma arvan, et kõige raskemad projektid ongi, kus need jätkuvad projektid, kus me peaksime seda tegelikult 12 kuud vedama ja pidevalt kaasame inimesi, et see inimeste kaasamise osa on meil olnud nagu selleks Arhiliuse kannaks. Ma mäletan, me tegime seda jõekoristust samamoodi. Me tegelikult tahtsime, me saime Saku õlletehase meile toetama kõike seda. Me tahtsime tegelikult, et inimesed tuleks ise Saku vallast ja aitaksid meil seda teha. Aga siis finaal oli see, et meie koristasime, see kohalik inimesi oli ka ikka mingi 10 inimest oli kindlasti. Aga kõik tulid, oi kui tore, et te seda teete, oleks teadnud, oleks ka tulnud. Aga ometigi me nagu oma arust reklaamisime, võib-olla siis me nagu ebaõnnestumine jõuda nende inimesteni või? Jah, võib-olla tõesti, et ega see kaasamine ei ole nagu lihtne tänapäeva maailmas, et võib-olla kauem aastaid tagasi mõeldes oli nagu lihtsam, sest kõiki asju oli nagu kuidagi vähem ja puudu ja üritusi oli puudu ja kõiki asju oli puudu, et algaastatel, kui me mõtleme 90-ndate nagu esimest poolt eriti, eks. Et siis oli nagu selles mõttes veidi lihtsam, aga jah, ma ei saa küll tagantjärgi, ei tule ühtegi ebaõnnestumist kui sellist nagu täiega meelde, et nüüd me oleksime ämbrisse pannud, et peaksime selle pärast kuidagi topelt kogu see peeglisse vaatama. ei ole põhjust. Aga isiklikult, et millised on olnud teie vaatevinklist just klubi tegevustest kõige südamlikumad hetked, mis on teid nagu puudutanud? Ma olen mõelnud, tuleb 2 asja meelde. Nagu kui küsiti, öeldakse esimene emotsioon õige, siis kui ma pidin kunagi nagu kõige noorema liikmena pidama kõne, siis kui me avasime siis seda jõusaali, millest ma siis sain teada sama hommik, et Mihkel teeb ära, okei, fine, ja siis nagu see, et siuke asi nagu usaldatakse, see oli nagu lahe. Ja siis mäletan, meil oli Saku laadal, ma olin õnneloosi toimkonnas ja võideti telekas, kus väike laps, mis ta oli mingi 8-9 aastane, võitis teleka. Ja sa oled vanemad, et nii õnnelikult, neil oli pisarad silmas, sest neil kodus ei olnud telekat. Ja nad 2 eurot andsid selle, täpselt see oli, sul on nii hea tunne seda telekat üle andes, et sa tunned, et see läks sinna, et nad ala valisid, ma kas päris nagu utreerin võib-olla, et jäätis ja selle lotopileti vahel on, aga selgelt see lotopilet oli, ta sai 1 pileti, kui muidu ostetakse seal 3-5 loosi, tema sai 1. Ja siis ta tõmbas selle teleka välja, et see oli nagu, sa tunned, endal oli ka nagu ülihea tunne. Ja, nüüd selliseid õnnelikke hetki, eks need ikkagi ole, kui niimoodi hakata mõtlema, siis tegelikult, kuna me oleme teinud nagu päris mitmeid selliseid nähtavaid projekte, mis on nagu avalikus kasutuses sisuliselt, et siis kui sa ikkagi näed, et
neid meie tehtud asju nagu kasutatakse reaalselt ja inimestele see meeldib, noh, ükskõik kas me mööda minnes näed, siis see juba teeb ikkagi alati südame soojaks, mõtled, et see asi läks õigesse kohta, igal juhul läks. Et või siis, kui inimesed ütlevad mingeid tänusõnu, eks ole, kas siis mingi kollektiivi nimel või kui me oleme mingeid koole aidanud või mis iganes, siis eks see ikkagi soojendab südant, et see ongi veidi see mootor, mis paneb ju liikuma klubi ja mille nimel jälle uusi projekte nagu ette võetakse. Et kas või see, kui laat läheb hästi korda ja näha on, et inimesed on lõbusad ja naudivad kõiki neid asju, mida me oleme seal välja mõelnud, et mida teha, siis see kõik on see, mis on väga kosutav. Ja annab jõudu edasiseks. Ei no peale laata pingelangus on ikkagi legendaarne tunne. see on nagu tegelikult see on nii massiivne projekt lihtsalt, et kui seal käib mingi 6,000–8,000 tuhat inimest läbi päevas sealt, et ja seal on nii palju erinevaid nüansse, mis selle korralduse juures, no nagu ikka suurürituse korraldamise juures vaja läheb ja see algab juba kuid enne, eks ole, kui algab seal platsimüük ja kõik ettevalmistused, et mida üldse teha saab, millisel alal me tänav aasta teha saame ja mis uued piirangud on või uued seadused tulnud või mis iganes, et no, kõik see on ikkagi selline suur kompleks ja see on jah, meie jaoks ikka nagu kõige suurem väljakutse olnud, et see asi niimoodi toimima saada, et kuskilt ei rebene, eks. Ja see on aasta parim õlle, on see peale laata õlle. Isegi kui see on pool soe juba. Tavaliselt jah, kui me ikkagi saame asjad kokku pandud selle laada õhtuks, eks ole, siis ikkagi jah, on hea meelega kõik valmis hetkeks maha istuma ja tunnistama. Selliste hetkede nimel. Jah, tunnistama, et ära tegime seekord jälle. Ei, see koos tähistamine, ma arvan, et see ongi see, mis hoiab meil klubi ka. Ja tavaliselt on ka kohe teada, mis see tulemus oli. Ma mõtlen, rahalises mõttes saab ikkagi suht selgeks, võib-olla mitte nüüd nagu euro pealt, aga ikkagi me suudame kohe öelda, kas oli nagu parim aasta või milline ta siis oli nagu selles mõttes, eks ole, ja see on ka suur hea meel, kui me näeme jälle, et kassas on mingid vahendid, millele saab hakata mõtlema välja nagu sihtkohta. Nüüd see oligi viimane küsimus, et aga kas teil on veel midagi lisada? Tahate ise öelda midagi? Lõpetuseks. Soovilaulu ja tervitaks kõiki, kes mind ära tundsid. Ei, ma arvan, et mina ütleks küll, et kõik, kes Lionitena nagu ise tegutsevad, et see on väga tänuväärt tegevus, mida kõik teevad ja mida rohkem me koos panustame, seda rohkem me suudame ära teha ja võtke meie klubiga ühendust, me ei ole nagu eraklik klubi, kes omaette tegelikult tahab tegutseda, et alati võib koos mingeid asju teha, et ja meil on ka päris mitmete klubidega aastate jooksul olnud nagu päris tihedaid sidemeid ja on olnud ka väga palju sellist lõbusat ajaveetmist pakkuvad asjad ja noh, alati ei peagi olema ju see klubide vaheline läbikäimine just konkreetselt seotud mingi heategevusprojektiga, eks, et nii ta on. Aga aitäh teile! Aga täname kutsumast! Tänan teid jagamast oma põnevat teekonda ja lugu. Et aitäh kuulamast ja vaatamast ja jälgige meid sotsiaalmeedias ja lions.ee lehel. Nägemist! Nägemist!